Rahva seas kutsutakse seda superministeeriumiks, ametlikult on hoone nimi ministeeriumide ühishoone ja siin töötab väga palju ametnikke. Olenevalt vaatenurgast on neid väga palju või samas ütlevad mõned, et nad on tööga väga koormatud ja varsti võivad siin hakata hoopis tegutsema robotid. Tõsi küll, mitte sellised, mis käsi jalgu liigutavad, vaid neid, mis töötavad arvutites ja teevad teie kohta otsuseid. Praegu on natukene hallala ja seaduste tõlgendamise küsimus, kas riigiasutused võivad anda otsuste tegemise ainult arvutite teha. Näiteks toetuste ja tulumaksu otsuseid nii tehakse, aga enamikel juhtudel on ametnik vahel ja vaatab üle, mis nõudeid ja muud selliseid inimestele saadetakse. Justiits- ja digiministeeriumil küpseb nüüd plaan kirjutada seadusesse, et võib otsuste tegemise anda robotitele. Näiteks, et kui tehakse automatiseeritud korras otsus, siis inimene saab alati vaidlustada seda. Ja niipea, kui esitatakse vaie, automatiseeritud menetlus peatub, see liigub kohe ametniku kätte, ametnik vaatab sellele peale, uurib ise, vaatab need vead üle ja vajadusel tehakse uus otsus. Inimlikult oleks aga ju soov, et riik ei oleks külm masin, vaid vaataks kodanikule armsate silmadega otsa, mõistaks raskusi ja arvestaks erandlikke asjaolusid. Ministeeriumi esindaja ütleb, et roboti otsus on kvaliteetsem. Ja tähtis on ükskõik millise protsessi puhul. Kvaliteet, kas andmed, mida kasutatakse, on korrektsed, ajakohased, kas süsteem toimib 100%. Meil on riigis täna palju juhtumeid, samamoodi erasektoris. Teeme kõhutunde pealt, teeme parimate teadmiste pealt, aga me ei kontrolli, kui tihti see tulem või soovitus on ka tegelikult päris kvaliteetne. Kui õiged need otsused olema saavad, sõltub aga sellest, kui õiged andmed inimese kohta riigil on. Ning see on omakorda inimese enda vastutus, kui korralik ta oma andmete andmisel olnud on. Vigu hakkab juhtuma, on kindel. Eelnõu ütleb, et nähakse ette eriline vorminõue, mille kohaselt peab olema kõigepealt alati välja toodud, et tegemist on automatiseeritud otsusega. See on esimene indikatsioon inimesele, et et see on võib-olla mingisugune nüüd koht, kus ma peaksin eriti tähelepanu pöörama, võib-olla paluma kontakti. Aga kas on õige arvata, et kui suure osa tööst teevad ära robotid, siis ametnikke on vähem vaja ja ees on koondamine? Selgub, et ei. Siin ongi, et kui me automatiseerime ka protsesse, siis me peame mõtlema selle peale, et mis juhtub, kui näiteks see teenus, mida me kasutame, lakkab töötamast. Kas siis sellisel juhul näiteks töötukassa või muid hüvitisi toetust ei saa? Ma ei kujutaks ette seda olukorda. Ehk siis alati see inimfaktor, me peame mõtlema, kuidas ühelt poolt siis tagada ka olukord, kus tehnoloogia lakkab töötamast või kes kontrollib, et need väljundid tegelikult on ka päriselt ajakohased, kvaliteet ajas kasvab, milline on üldse nende vastuste täpsus, soovituste täpsust, ehk siin see inimfaktor on oluline. Kui uus võimalus seadusesse saab, ei ole asutustel siiski kohustus roboteid rakendada, vaid saavad ise valida töökorralduse. Ning Justiits- ja digiministeerium ka ei eelda, et keerulisemad otsused, nagu hindamised ja planeeringud, annaks täielikult automaatseks muuta.